Sa kuulad AI Empowerment podcasti, Eesti esimest AI teemadele keskenduvat taskuhäälingut, mis aitab muuta tehisintellekti maailma arusaadavaks ja kättesaadavaks igale kuulajale. Iga kuu viimasel kuupäeval toob Kerlin Tiigemäe sinuni olulised AI arengud, kasulikud tööriistad ning inspireerivad kogemuslood AI uudiste ülevaate kaudu. Me tehisarutame inimestega, kes rakendavad AI-d päriselt nii töös kui ka igapäevaelus. Mina olen Kerlin Tiigemäe, tehisintellekti koolitaja ja finantsvaldkonna praktik. Ja mina olen Sandra Veivik, ettevõtja, AI koolitaja ja AI Empowermenti looja. AI, ning head kuulamist! Tere tulemast kuulama AI Empowerment podcasti kuu lõpu eriepisoodi. Meil on käes maikuu lõpp. Kujutate ette, maikuu on juba läbi ja mul on teile tuua täna väga palju erinevaid uudiseid. Minu nimi on Kerlin Tiigemäe ja nagu kombeks on, juba mitmendat kuud olen AI Empowerment podcastis ajutiselt üksinda ja toon teile siis viimase kuu kõige uuemad uudised AI maastikult. Nagu ikka, me alustame keelemudelitest, jätkame erinevate rakendustega, siis vaatame, mis uudiseid on olnud laiast maailmast ja siis lõpuks ka veel Eestist. Ja mul oli sel korral väga raske teha seda kokkuvõtet, ma sain vist 40 lehekülge erinevaid uudiseid ja ma proovisin siis võtta sealt kõige kompaktsemalt, kõige olulisem osa välja, nii et aitab sissejuhatusest ja hakkame liikuma. Kõigepealt suured keelemudelid. Maikuu oli selles mõttes päris huvitav, et sellistest tippmudelitest tuli päris vähe uuendusi. Kui vaadata, mida tegid ChatGPT või OpenAI ja Anthropic, siis tegelikult neil väga suuri lansseerimisi ei olnud. OpenAI ei tulnud välja uue GPT mudeliga, vaid hoopis tõi välja sellise pisikese mudeli GPT 5.5 Instant. Ja Instantist sai ChatGPT vaikemudel, mis asendas siis varasema 5.3 ja sisemistes testides nad ütlesid, et see oli 52% vähem hallutseneeriv võrreldes eelkäijaga selliste väga kõrge panusega valdkondades nagu meditsiin, õigus, rahandus samamoodi. Lisaks tutvustas OpenAI GPT real-time mudelite seeriat häälagentidele. Ehk et nad maikuu alguses siis tõid välja 3 reaalajas API mudelit, ehk siis mis on üle API kasutatavad, GPT Real-Time 2, Real-Time Translate ja Real-Time Whisper. Sisuliselt põhimõtteliselt nad suudavad tuua GPT 5 tasemel mõtlemise reaalajas kõnesse ja oskavad kasutada mitut tööriista korraga ning rääkida mõtlemise ajal. Konteksti aken nendel on kasvanud 32 000 128 000 tokenile, ehk siis oluliselt suuremalt. Translate suudab tõlkida 70 keelt 13 väljundkeelde ja Whisper teeb siis ka voogedastuses kõnetranskriptsiooni. Anthropic vastupidiselt OpenAI'le oli palju rohkem uudistes ja varasemalt aprillikuus ma rääkisin teile Mythosest, ehk siis nende uuest sellisest turvasüsteemist või turvakeelemudelist. See nimi käis nüüd sellel kuul ka päris palju veel uudistest läbi ja see on siis jätkuvalt ainult väga piiratud kasutajatele kättesaadav ning needsamad piiratud kasutajad on siis jaganud, et see Mythos on aidanud neil juba päris palju turvanõrkusi tuvastada. Nimelt 1 kuuga on leitud üle 10 000 haavatavuse erinevatest tarkvaradest. Cloudflare tuvastas 2000 viga, sealhulgas 400 kõrget riski. Mozilla parandas Firefoxis 271 haavatavust ja Anthropic ise ütles, et nemad kasutasid Mythos Preview'd 1000 avatud lähtekoodiga projekti läbivaatamiseks ja leidsid sealt ka veel omakorda 1000 haavatavusi. Nii et väga mahukas. Lisaks tuli Anthropic välja 10 valmis AI agendiga finantsteenuste sektorile, ehk siis minu valdkonnale midagi. Nimelt nad lansseerisid siis 10 sellist valmis plug and play tehisaru agenti, mis on suunatud just finantsteenuste ja kindlustusteenuse valdkonna pakkujatele. Mida nad suudavad teha? Koostada erinevaid siis selliseid tutvustusraamatuid, läbi vaadata KYC dokumente, analüüsida kvartali tulemusi, anda erinevaid hinnanguid tulemustele ja lisaks on siis neil nüüd olemas täielik integratsioon Microsofti toodetega Excelis, PowerPointis, Wordis ja Outlookis, ehk siis nüüd sa saad Claude'i igal pool nendes rakenduste sees ka kasutada. Lisaks Anthropic ütles, et nemad siis avaldasid uuringu, et nad vähendasid Claude'i turvatestides ilmnenud välja pressivat käitumist, mis oli varasemalt Claude'i sees päris tugevalt. Ehk siis varem olid sellised fiktiivsed tööolukorrad, kus Claude sulgemise asemel hakkas kasutama ära ähvardusi ja väljapressimist. Opus 4 puhul juhtus seda 96% kasutusjuhtudest, ehk siis süsteem ei lubanud iseennast sulgeda.
Anthropic siis leidis, et see probleem tulenes siis teatud internetis olevatest tekstidest. Me teame, eks ju, keelemudelid on treenitud interneti andmete pealt ja seal kujutati AI-d kui kurja ja enesesäilitamisele keskendununa. Ehk põhimõtteliselt ta õppis, milline ta peaks olema ja võttis üle need omadused. Nüüd Claude või Anthropic lisas siis selliseid eetilisi piiranguid sinna ja väidetavalt on siis see väljapressimise määr viidud peaaegu nulli. Ja üks huvitav punkt veel rahanduse maastikult võib-olla osaliselt, ehk siis Anthropic ja SpaceX, põhimõtteliselt siis Elon Muski ettevõte, mis justkui võiks olla Anthropicu konkurent, sõlmisid kokkuleppe ja koostöölepingu. Nimelt Anthropic sõlmis lepingu SpaceXiga, et kasutada Memphises asuva Colossus 1 superklastri arvutusvõimsust. Teatavasti Elon Musk on ehitanud endale 2 superklastrit, aga XAI Grok ehk siis Elon Muski keelemudel ei ole nii palju kasvanud, kui ta plaanis seda superklastrit sinna ehitades ja nüüd nad on siis otsustanud, et me anname selle hoopis Anthropicule ja sellega Anthropic saab siis nii-öelda ära enda nendest piirangutest, mis tal oli kasutuse osas ja meie kasutajad saame palju paremat ressurssi. Ja see tehing oli päris irooniline, sellepärast et Musk nimetas Anthropicut hiljuti misanthropikuks, ehk siis põhimõtteliselt nad on väga palju olnud üksteise konkurendid, üksteisele negatiivseid sõnu pildunud ja nüüd nad siis teevad koostööd. Eks raha mängib rolli siin. Google'ist ka veel. Just kuu lõpus oli Google I.O. ehk siis nende suur aasta konverents, kus tutvustati väga palju erinevaid uusi rakendusi. Tuli välja uus Omni mudel Gemini'le 3.5 Flash, tuli välja Spark Agent, Anti-Gravity, erinevad agentsed otsingusüsteemid ja Gemini Omni on siis nüüd nende uus pildi, video ehk siis visuaalide mudel, millest nad ütlevad, et see on uus nanobanana. Välja tuli kõigepealt siis nende videomudel, ehk nüüd sa saad siis väga ägedaid videoklippe teha, mis on väga-väga realistlikud. Ja tulevikus tuleb sinna juurde pilt, heli, video, kõik see kombinatsioon põhimõtteliselt ühe sinu keelemudeli ehk siis sinu Gemini sees. Gemini 3.5 Flash ehk siis nende kõige kiirem mudel on väidetavalt siis GPT 5.5 ja ka Opus 4.7 ehk siis konkurentide kõige tugevamate mudelite ligi lähedal, kuigi ta on palju kiirem ja tegelikult ka soodsam, poole soodsam lausa. Siis Gemini Spark on nende personaalne agent, mis töötab 24/7 ja saab töötada või toimetada Google Workspace'i, Chrome'i, e-posti, vestluste keskkondades. Et põhimõtteliselt nad liiguvad ise ka sinna agentide süsteemi juurde, mis võib-olla võrreldav on näiteks Claude Coworkiga, aga seal peab olema sul arvuti töötama, eks ju, aga nende visioon on siis see, et see töötab sul taustal Google'i enda süsteemides. Ja lisaks nad siis ütlesid, et Google'i otsingus toimub ka maailma või ajaloo kõige suurem uuendus, ehk siis oluliselt paraneb ka otsingute kvaliteet. Eks me siis näe siin lähiajal, kuidas need päriselt välja mängivad. Nüüd muudest uudistest ka mõned nopped. DeepSeek naasis siis sellise odava ja tõhusa V4 mudeliga, neil on siis V4 versioon juba ja avatud tähtekoodiga mudelid pakuvad 1 miljoni tokeni pikkust konteksti akent, Huawei kiipide tuge ja konkurentidest märksa madalamat hinda. Eks nende pro hinnaks on $1.74 miljoni sisendtokeni kohta ja see on siis oluliselt alla GPT-5 või Opuse tippmudelitele. Cursor tuli välja ka uue koodimismudeliga Composer 2.5, mis on ehitatud siis Moonshoti ehk siis hiinlaste ühe mudeli peale ja on näidanud jällegi samamoodi oluliselt tugevamat taset kui varasemalt. Ja väidetavalt on ka Opuse tasemel, mis on jällegi kordades kallim ja hind on siis ülimadal ehk siis $1 või alla $1 on miljon tokenit, nii et kordades jällegi madalam. Siis üks huvitav fakt oli, et Elon Musk mainis, et XAI treenis siis Grokki OpenAI mudelite pealt. Ja see oli päris huvitav, et ta siis avalikult ütles välja, et Grokki treenimisel kasutati OpenAI mudeleid, mis tegelikult eks ju kasutustingimuste alusel ei ole lubatud, aga kuna nad kohtus pidid tunnistusi andma ja sellest kohtu case'ist räägin veel lähemalt, mis puudutab siis Elon Musk ja Sam Altmanit, aga selle raames siis tuli ka siuke huvitav fakt välja. Mistral ehk siis meie tore prantslaste AI ettevõte lansseeris ka enda agendid, Vibe kaugagendid, mis suudavad ka taaskord pilves käivitada erinevaid paralleelseid kodeerimisülesandeid ja tuginevad siis nende uuele avatud kaaludega Medium 3.5 mudelile. Ja üks uudis, mis oli väga-väga huvitav, siin just kuu lõpus tuli Emergence AI-lt ehk siis üks selline ka AI uuringute labor ja nemad lõid
identse sellise virtuaallinna, nii nagu kui sa kujutad endale ette sellist 3D arvutimängu, aga sellist eelajal oli lihtsamat, eks ju. Ja mida nad tegid, nad võtsid 4 suurt mudelit ja panid sinna linna toimetama, ehitasid nendele agendid ja seal oli Claude Sonnet 4.6, oli Grokki mudel, oli Gemini mudel ja loomulikult siis ChatGPT mudel. Ja igalühele anti agendid, 10 agenti, neile anti ette 2 nädalat aega ja nad pidid ise seal maailmas ehk siis seal linnas ellu jääma, nad pidid kogu selle maailma üles ehitama, reeglid seadma, koostööd tegema ja nii edasi. Ja tulemused olid väga huvitavad. Claude sai kõige parema tulemuse, Sonnet 4.6, tema linnas ei registreeritud 15 päeva jooksul mitte ühtegi kuritegu ja kõik 10 agenti olid perioodi lõpuks elus. Samal ajal kui Grokki 4.1 Fast oli seal, linnas toimus üle 200 kuriteo ja kõik agendid surid 4. päevaks. 4. Siis oli veel Gemini seal, Gemini ka väiksem mudel, 3 Flash, seal oli üle 600 kuriteo. Linn oli põhimõtteliselt ära põlemas aga nemad ikkagi jäid seal ellu. Nii et need tulemused olid tõesti hämmastavad ja siis oli veel üks versioon, kus nad kõik kokku pandi ja sealt ei tulnud ka miskit erilist veel. Ma jagan kindlasti see sinna jaokirjeldusse, nii et vaadake, sa saad isegi vaadata kogu seda videot ja see oli päris huvitav vaatamine. Nii, aga liigume nüüd edasi rakenduste seadmete maailma. Mis siis OpenAI veel tegi? Nad tõid välja, see on küll USAs, aga eks siis üks hetk äkki tuleb Euroopasse ka, Pro kasutajatele ChatGPT isiklik finantsabi. Sisuliselt sa saad nüüd ühendada panga investeerimiskontod oma ChatGPT kontoga ja küsida siis kulutuste, planeerimise, portfelli tootluse ja selliste asjade kohta. Ja töötab siis Plaidi ehk siis ühe sihukese USA ettevõtte partnerluse kaudu enam kui 12 000 finantsasutusega. Väga suur osa USAst on kaetud. Ja sisuliselt sa saad siis selle käivitada, seal külgribas on sul finances ja saadki hakata küsima. Jällegi meilt kõiksugu GDPR-ide regulatsioonidega seda ei saa hetkel, aga päris huvitav, mis siin tulevikus saab. OpenAI uuendas ka Codexi võimalusi, ehk siis nende arendusrakendus, tulid uued funktsioonid, sealhulgas võimalus lisada töövoogu avatud rakendusaknaid, kasutada uut sellist goal ehk siis eesmärgirežiimi ja lasta Codexil teha veebilehtede muudatusi väga täpsete annotatsioonide põhjal. Lisaks on veel seal AppShots, mis võimaldab Maci kasutajatel lisada Codexi vestlusesse avatud rakendusakna sisu. Ja seesama goal on siis eesmärkide seadmiseks, kus siis sa võid anda talle ühe pikema eesmärgi ja Codex võib töötada tunde ja isegi päevi sellega. Samamoodi, kui panete tähele, siis päris paljud hakkavad sedasama funktsiooni juurutama, ehk siis neil on uus lukustatud arvuti kasutamise võimalus, sisuliselt Codexit ka sa saad nüüd teise seadme kaudu käivitada või jätkata siis tööd, isegi kui su enda Mac on lukus. OpenAI tuli välja ka selline uudis, et nemad hakkavad nüüd AI-agendid telefoni looma, ehk siis järgmisel 2 aastal neil on plaanis luua 30 miljonit AI-agendid telefoni. Ja see on päris huvitav, selle kohta ei ole miskit väga palju detailsemat kirjas, aga sisuliselt sellised traditsioonilised ikoonid, rakendused, kõik on puudu sealt, ongi sul põhimõtteliselt AI-agent, mis on sinu telefonis. OpenAI siis ka müttuse kõrvalt tuli välja enda erinevate mudelitega, nüüd nad tulid välja ka sellise küberturbeprojektiga nimega Daybreak, mis on siis selle Project Glasswingiga mõeldud konkureerima ja võimaldab organisatsioonidel kasutada Codex Security't enda koodi hoidlates, et otsida, analüüsida ja parandada siis erinevaid rünnakuid ja valideerida olulisemaid siukseid haavatavusi ka. Ja see on siis näitab ka seda, et tegelikult küberturvalisus on teema, see on nendel ettevõtetel oluline, sest arendajatel oluline, sest ettevõtted muretsevad selle pärast. Nii et seda kindlasti tasub uurida. Lisaks asi, mida ma olen väga palju oodanud, OpenAI lisab enda AI piltidele tuvastuse, ehk siis nad võtavad kasutusele Google'i Scent ID, mis on selline vesimärgistuse süsteem, mis tuleb sinu fotole, mida sa siis näiteks ChatGPT-ga genereerid. See on nähtamatu, aga see on siis selline süsteem, mis väidetavalt läbi siis erinevate seadmete võimaldab siis kontrollida, kas sul on AI-ga loodud pilt või mitte. Ja ma ei tea, kuidas see tehnoloogia töötab, aga ta väidetavalt siis kannatab ära ka screenshot'i, ehk siis kui sa teed ekraani pildi enda sellest AI pildist näiteks, siis ka sinna jääb ikkagi see vesimärke külge, sest ta on selliselt seotud ja üles ehitatud. Eks me siis näe, kuidas sellega läheb ja kuidas see üles seatub.
Nüüd Google ja Apple ka veel natuke nende poole pealt ka. Google tutvustas siis Google'il Google Book'e ehk siis nagu MacBook'id on Google Book'id ehk siis nende uued AI-põhised sülearvutid. Ja esimesed seadmed tulevad Acerilt, Asuselt, Dellilt müügile sügisel. Sisuliselt see asendab nende siis Chromebooki, mis oli varem ja liigub päriselt siis Chrome'i pealt Androidi põhisele operatsioonisüsteemile ja hakkab siis vastanduma Copiloti põhistele arvutitele. Ja neil on siis ka Gemini sees loomulikult ja Gemini toel töötav Magic Pointer ehk siis erinevad siis sellised funktsionaalsused, automaatne veebisirvimine, dikteerimistööriistad ja nii edasi, nii et väga huvitavad lahendused tulevad sinna kindlasti. Apple on öelnud ka, et nemad hakkavad siis enda iOS-it avama konkurentidele, ehk siis neil on kogu aeg olnud ju piiratud see, et kes ja mismoodi sinna süsteemi ligi saab ja rakendusi saavad ehitama. Ja nüüd me teame, eks ju, et neil on juba ju Siri sisse on mõeldud erinevad keelemudelid ja iPhone'i sisse, nii et nüüd nad siis tahavad veel rohkem lahendusi pakkuda, hakkavad siis ka testima Claude'i ja Gemini integratsiooni enda lahenduste sees. Ja Google plaanib tulla ka nutiprillide turule tagasi, hakkavad arendama Intelligent Eyewear nutiprille koostöös siis erinevate USA ettevõtetega ja plaanivad juba sellel sügisel tulla nendega turule. Meta jätkuvalt arendab enda nutiprille edasi, ehk siis Google näeb ka, et need on populaarsed ja Meta on nüüd juurde lisanud enda Ray-Bani prillidele käeliigutusega kirjutamise. Ehk et põhimõtteliselt sul on nüüd nutiprillid ja sul on võimalik kirjutada sõnumeid niimoodi, et saad käega kirjutada, eks ju, et kirjutan tere ja teen näppudega need liigutused ja prillid siis näevad ja loevad neid žeste ja päris huvitav. Ise ei ole kahjuks saanud võimalust seda testida. Ja lisaks on siis veel hakkab toetama ta WhatsAppi, Messengeri, erinevaid rakendusi, sõnumeid, nii et hakkavad kõik sul siis sinna prillidesse tulema ette. Podcast'ide maastikult on tulnud ka päris huvitavaid uuendusi. Spotify nimelt avas personaalsed taskuhäälingud AI agentidele. Mis see tähendab? See tähendab seda, et nüüd sa saad Claude Code'is, OpenAI Codex'is genereerida ja üles laadida personaalseid taskuhäälinguid otse Spotify platvormile. Sa saad öelda agendile, et see teeks sulle näiteks hommikuse ülevaate, eelseisvate koosolekute, vastamata kirjade, ilma mille iganes kohta ja see sisu salvestub Spotify library'sse ja on kättesaadav ainult selle loojale. Sisuliselt sa saad tekitada enda justkui taskuhäälingut sinna, mida sa saad ka hiljem kuulata tagantjärele. Lisaks on Spotify vaikselt liikumas AI suunas, sellepärast et nüüd nad teevad koostööd Universal Musicuga ja toovad kasutajateni sellise funktsiooni, mis võimaldab luua lugudest AI-ga genereeritud covereid ja remix'e. Ja põhimõtteliselt nad on küll varem öelnud, eks ju, et me ei luba AI sisu, aga nüüd nad hakkavad siis otse AI sisu genereerima erinevatele olemasolevatele paladele. Nii et väga-väga huvitav lüge nende poolt. Tundub, et podcast'ide maastik on põnev, sellepärast et Alexa on loomas ka enda personaalseid AI podcast'e. Alexa Plus kasutajatele on loodud siis selline Alexa podcast funktsioon, mis loob kasutaja valitud teemal kohe AI saatejuhiga personaalse podcast'i. Sisuliselt nad teevad Google Notebook LM'i konkurente siis. Sa ei pea midagi üles lisama, mingit skripti kirjutama. Alexa ise uurib teemat, koostab ülevaate, võimaldab muuta seda pikkust, perioodi, kõike muud, nii et tere tulemast uus konkurent. Ja lisaks siis ka Eleven Labs tõi turule Eleven Musicu voogedastusplatvormi, mis pakub ka sellist sisseehitatud AI remiximist ja AI toega muusikaloomet, nii et tundub, et see valdkond on väga põnev. Nüüd muudest AI uudistest. Ma mainisin alguses, et OpenAI'l ja siis nii-öelda õigemini Sam Altmanil ja Elon Muskil on siis selline kana kitkuda. Nimelt nad on siis kohtus praegu ja see oli, ütleme, maikuu, ma arvan, kõige sellisem värvikam lugu oli siis nende ümber keerlev kohtusaaga. Ehk et kui sulle tundub, et võib-olla mingid varasemad kriisid on olnud põnevad, siis tegelikult see oli päris põnev. Selle raames siis käisid kohtus erinevad osapooled ja kõigepealt siis tuli Mira Murati ehk siis endine OpenAI CTO
andis siis videolingi kaudu tunnistuse ja ütles, et väga otse, et Sam Altman ei ole olnud alati siiras. Ta kinnitas siis, et CEO valetas talle AI mudelite turvalisuse läbimise osas ja kirjeldas, et kui 2023 oli siis sihuke nõukogu kriis seal, kus prooviti siis Sammi vallandada, siis kogu ettevõte oli sellise katastroofilise riski nii-öelda kuristiku lähedal ja tema sõnu toetab ka erinevad siis nõukogu liikmed. Ilja Sutskever, kes samamoodi on ju on siis OpenAI endine töötaja, tema tunnistus on veelgi huvitavam. Tema oli siis endine peateadlane ja tema ütles, et ta kogus terve aasta jooksul tõendeid Sam Altmani väidetava ebaaususe kohta. Ja see oli väga süstemaatiline, et ta oligi täiesti mitteusaldusväärne. Tema aitas siis ka koostada seda memo, mille põhjal Sam Altman vallandati küll lühikeseks ajaks, aga siiski. Ja kusjuures tuli välja ka Ilja Sutskeveri enda osalus, mis on täna väärtuses umbes $7 miljardit. Nii et tal on päris suured panused jätkuvalt OpenAI sees. Greg Brockman, ka üks asutajatest, käis ka kohtus. Tema osalus on umbes $30 miljardit täna ja ta sai siis selle 2018 aastal nõukogult, kus ta ise ei osalenud, mingit raha ta sinna ei pannud ja põhimõtteliselt sellega on ta nüüd siis üks maailma rikkamaid inimesi. Musk on siis ise öelnud, et tema siis hagi, mida ta siis soovib saada, on $130 miljardit. Kahjutasu selle eest, et nii-öelda algselt siis plaanitud lähenemine, mis nad leppisid kokku Sam Altmaniga OpenAI ehitamise juures, on rikutud. Ta tahab, et juhtkond eemaldaks ja kogu see kasumimudel tühistataks, et ta peab olema ikkagi MTÜ sisuliselt. Ja lisaks siis ütles ta ka, et kui temaga peaks midagi juhtuma, et siis ta tahab, et kõik läheks tema lastele, et ta tahab siis kõigest, et Sam Altman välja tuleks. No ütleme nii, et see kohtuasi on väga põnev, see kindlasti jätkub, sealt tuleb päris palju siseinfot, sest inimesed on ausad, kes kohtusse lähevad, nad ei valeta seal ja kogu see tulemus, ma ei kujuta ette, mis sealt välja tuleb, ma isiklikult kahtlen, et sealt miskit suurt juhtub, sest Sam on ikkagi väga-väga võimukas täna. Aga eks me siis näis, vaatame, mida siis USA kohus otsustab. OpenAIst veel paar fakti. Maltaga tehti nüüd kokkulepe ja kogu Malta inimesed saavad siis nüüd riikliku AI kirjaoskuse kursuse läbinuna ChatGPT plussi litsentsi ehk siis tasulise ChatGPT litsentsi. See on siis esimene selline üleriigiline kokkuleppe, eesmärk on siduda AI tööriistade kasutamine sellise praktilise koolitamisega, nii et väga äge algatus. Lisaks jällegi, kui rahast rääkides, siis OpenAI'l töötajad said üle pika ajal oktoobris võimaluse oma aktsiaid müüa. Ehk siis seal on siis nii-öelda võimekus, kus võtmetöötajad saavad osta aktsiaid ja nüüd nad siis peale mingit perioodi saavad müüa ja päris palju neist kasutas seda võimalust, umbes 75 inimest. Ja kokku siis müüdi aktsiaid $6,6 miljardi eest, mis tähendab seda, et umbes 75 inimest jõudis siis sellise multimiljonäri staatusesse tänu sellele, et nad said võimaluse enda aktsiaid ära müüa. Antropicust nii palju. Antropicu tulemused muutuvad üha paremaks ja kaks huvitavat fakti oli. Esiteks, neil oli esimene kvartal, milles nad päriselt teenisid kasumit, mis on väga märkimisväärne keelemudelite arendajate puhul. Ja teiseks oli selline ettevõte nagu Ramp USAs, kes ütles, et AI kulutuste indeksist tõusis Anthropic OpenAI'st ette. Ja sellega jälgitakse siis ärikasutust. Põhimõtteliselt saab öelda, et see ei ole kindlasti täielik turuosa, aga saab öelda, et Anthropicu kasutuselevõtt on oluliselt kasvanud, OpenAI oma langenud ja ettevõtete seas ettevõtted kulutavad täna just nimelt Anthropicu API kaudu väga-väga palju raha. Anthropicuga seoses Andrei Karpati, jällegi üks endine OpenAI töötaja, kaasasutaja, on öelnud, et tema liitus nüüd Anthropicuga ja see on päris märkimisväärne, sest Andrei Karpati on viimased aasta kulutanud kogu oma aja, et tõsta AI teadlikkust, koolitada, arendada. Ta on endine Tesla töötaja, eks ju, OpenAI töötaja ja nüüd nad on öelnud, et järgmine aasta on AI maastikul murranguline ja tema on otsustanud selle veeta Anthropicuga, et olla siis ikkagi eesrinnas ja toetada siis just nimelt selliste tugevate ja sisukate AI mudelite arendamist.
Tööjõuturul toimusid ka päris palju muudatusi ja see võib-olla mitte nii positiivne osa siis meie kokkuvõttest ehk päris palju koondamisi oli. Meta koondas 8000 töötajat, ütles, et 6000 avatud ametikohta, mis neil on, neid nad ei täida. 7000 inimest liiguvad uude organisatsiooni, mis on AI fookusega. LinkedIn koondab umbes 5% oma töötajatest, mis on circa 17 000 töötajat ja fokusseerivad rohkem AI ümber. Coinbase ehk siis krüptovaluutabörs teatas 14% koondamisest. Meta lõpetas ka koostöö suure hulga üle 1000 AI treenijaga, kes on aidanud nende siis AI mudeleid treenida. Ja samal ajal tuli Californiast ehk siis USAst üks selline huvitav uudisnoppe, et California kuberner Gavin Newsom on allkirjastanud korralduse, mis suunab osariigi asutusi uurima ja välja töötama poliitikaid AI tõttu kaotavate töötajate kaitsmiseks. Ehk siis nad kohustavad nüüd ettevõtteid muretsema selle pärast, et te ei saa lihtsalt vallandada oma töötajaid, vaid te peate päriselt mõtlema, mis nendest töötajatest saab. Ehk siis nad hakkavad toetama enda piirkonna inimesi, sest California teatavasti on koduks 33 USA kõige suuremale AI ettevõttele ja seal toimuvad siis täna väga suured muudatused ja väga suured koondamised, mistõttu väga suur hulk nende piirkonna inimestest, tänaseks juba üle 70 000 on jäänud tööta ja nüüd proovib siis riik sinna sekkuda. Geopoliitikast ka natukene. Valge Maja ehk siis White House USAs on viimasel ajal siis negatiivselt suuna võtnud Anthropicu suunas, sest Anthropic teatavasti keeldus enda mudeli jagamisest, et siis sõjategevuses seda kasutada. Nüüd nad on öelnud, et nad on siis veel keerulisemalt selles olukorras, sest Mythos tuli välja ja selle baasilt otsustas siis Valge Maja, et me hakkame hoopiski reguleerima neid AI mudeleid, sellepärast et need on liiga suure riskiga. Samal ajal kuu lõpus tuli uudis, et Trump lükkas selle initsiatiivi edasi, et ei ole aega sellega täna tegeleda. Probleem oli selles, et ilmselt päris paljud hakkasid siis vastu, et kuidas nad peaksid iga uue mudeli väljatulekuga minema seda USA valitsuse käest luba küsima. Lisaks tegi Pentagoniga ühe salastatud leppega Google ja on öelnud siis, et nemad lubavad enda ettevõtte mudeleid kasutada mis tahes seaduslikul valitsuslikul eesmärgil, mis iganes see põhjus on. Ja see oli päris negatiivne uudis taaskord, kus üle 600 töötaja kirjutas siis petitsiooni enda ettevõtte juhile, et palunge ärge tehke seda, aga ikkagi see tehti, sest raha on mängus. Nii ja mõned uudisnopped ka tervishoiust, teadusest. Mayo Clinic tuvastab kõhunäärmevähki kuni 3 aastat varem. Biohub, mis on siis Mark Zuckerbergi ja tema abikaasa ettevõte, suunab AI bioloogiasse $500 miljonit enda investeeringuid, et taaskord siis inimrakkude käitumist uurida ja analüüsida. Anthropic on öelnud, et selline ennasttäiustav AI saabub enne 2029 aastat juba. Lisaks siis Archive, kes on siis selline teadusartiklitele keskendunud platvorm, on öelnud, et nemad ei taha üldse AI sisu enam näha. Ehk et kui sa jääd vahele sellega, et mingi osa sinu tööst on tehtud AI-ga, siis sa saad seal keelu 9 aastaks, et sa ei saa rohkem sinna sisu luua. Paavst on öelnud, et nemad hakkavad AI mõjusid analüüsima, et näha, kuidas inimesi siis ikkagi üha rohkem toetada ja ta võrdles siis seda ka tööstusrevolutsiooniga ja sellega, et kui palju siis inimesed on vajanud tuge selles osas. Nii et päris palju siis erinevates valdkondades hakatakse ka muret tundma üha rohkem AI mõjude osas siis. Ja lõpuks siis võtame ka Eesti AI uudised siia lõppu. Eesti AI algatus, millest olen ka siin juba rääkinud. Nüüd tegi valitsus otsuse 11 miljonit eurot suunati Eesti AI algatusse ja eraldati siis lisaraha selleks, et kasvatada inimeste AI oskusi, tõsta avaliku sektori tõhusust ja tugevdada tervishoidu, haridust ja eesti keele positsiooni kogu selles tehisarumaastikus. Ma väga olen selle initsiatiivi poolt, ma arvan, et seal on väga palju väljakutseid. Olen ise ka koolitamas, siis tasuta koolitused üle Eesti, võid vaadata Eesti AI, Eesti.ai lehelt, eks ju, seal on sündmuste ülevaade, erinevad koolitused, kus minnakse üha rohkem detaili. Mina muidugi finantsvaldkonnas rohkem toetan seal, aga seal on ka väga palju erinevaid segmente, kus tasub siis leida endale see huvipakkuv koolitus ka.
Lisaks sai avalik sektor AI arendusteks 2 miljonit eurot. Oli siis selline tehisarutehnoloogiate arendamiseks ja kasutuselevõtuks selline meede tuleb ja eesmärk on siis, et meie teenused muutuksid sujuvamaks, selgemaks ja privaatsust paremini kaitsvaks. Ja tooteid saab kasutada näiteks selliste proaktiivsete teenuste arendamiseks, tehisarupõhiseks andmeanalüüsiks, anomaaliate tuvastamiseks ehk siis selliseks süvaanalüüsiks ka. Ja siis oli huvitav uudis, käis läbi LinkedInist, kus Kaspar Korjuse juhendamisel toimus siis selline agentide töötuba peaministri büroos ja peaminister Kristen Michal lõi siis ka enda esimese AI agendi, kasutas Claude'i ja Lovablet, lõi sellise valitsusjuhi cockpit'i ehk siis niisuguse juhtimissüsteemi. Ja tegelikult Paktu meie asutaja ja kaasasutaja Kaspar Korjus siis ütles ka, et tegelikult meie eesmärk on seda üldist teadlikkust tõsta ja AI agendid on üks tuleviku teema. Nii et selles mõttes teadlikkuse tõstmises muidugi kindlasti teretulnud initsiatiiv. Tallinna poolt tuli välja, et nemad siis arendavad nüüd oma targa linna lahendust ja nad toetavad 6 ettevõtet, kes kandideerisid kõik siis Tallinn Innovation konkursil ja nendele ettevõtetele jagatakse 150 000 eurot, et nad testiksid siis erinevaid targa linna lahendusi. Seal olid satelliidi andmetel põhinev taristuriskide tuvastamise lahendus, nutikate energia sõltumatute bussipeatuste arendamine, vaimse tervise platvorm, ehitisregistriga integreeritud AI agendid ja nii edasi. Nii et sealt siis Tallinna linna elanikud loodetavasti saavad tulevikus positiivset võitu. Oli ka haridushäkaton, kus osales 30 meeskonda, 135 õpetajat, õpilast, arendajat ja nende eesmärk oli siis erinevaid õppematerjale luua, kontrolltööd parandada, õpilunki märgata ehk siis ehitada lahendusi, mis aitaksid just haridusmaastikku ja need samamoodi suunatakse siis edasi koolidesse, arendustesse, tööste, et loodame, et ka sealt tuleb päris palju huvi. Ja üks poleemikat tekitav temaatika on RIA ehk siis Riigi Infosüsteemi Ameti uus hange, millega nad investeerivad siis 1,3 miljonit eurot bürokrati arendusesse. Bürokrat on siis Eesti riigi nii-öelda chatbot, kus sa saad siis küsida enda kohta, riigi kohta küsimusi ja siin siis on päris palju kriitikat selle osas tulnud, et kuidas on võimalik, et tänases maastikus, kus meil on chatbotide arendamine imelihtne, riik otsustab ikkagi, et nad investeerivad sinna ja tellivad siis seda väljapoolt sisse väga kalli hanke raames, mida hinnatakse ainult tunnipõhiselt, mis minu hinnangul ei ole ka tänases maastikus enam õige, sest me peame hindama väärtust ja tulemust selle asemel, et me lihtsalt mõõdame tunde ja ütleme, et ükskõik kui palju sinna kulub, me kõik maksame kinni, mis kindlasti selliselt ei ole, eks ju, aga tegelikult mängib väga palju rolli. Nii et tänases AI-maastikus võib-olla tegelikult tahaks juba sealtpoolt ka natuke teistmoodi lahendusi. Aga selle kohta tuli ka siis kohe tagasisidet, erinevaid mõtteid erinevatest osapooltest, nii et usun, et võib-olla siis sealt ka toimub mingisuguseid muudatusi. Ja üks huvitav uudisnoppe oli XAI-lt, ehk siis rääkisime Elon Muskist. Tema Euroopa kaebused tulevad teate kuhu? Eesti Tallinnas asuvasse postkasti. Ehk kui sul on probleeme XAI-ga, ehk siis Elon Muski tehisarufirmaga, siis nad on määranud krokki vestlusroboti Euroopa digitaalteenuste määruse kontaktpunktiks Tallinnas Parda 5 aadressil asuva ühe postkasti. Ehk põhimõtteliselt, kui sul on probleeme, siis sa võid kirjutada kirja ja see tulebki siia Tallinnasse kohale. Ja isegi see ettevõtte, selle maja omanik ei teadnud, et niisugune asi toimub. Ja nüüd hakkab siis TTJA hakkab seda siis uurima, et mismoodi see kõik siis on võimalik. Ja muidugi oli siis ka ettevõtete poole pealt erinevaid noppeid, kus politsei endised tipud ehitavad AI-ga uut sellist globaalset uurijat. Tehisaru aitab Elva haiglas epikriise koostada, ehk siis juba hakkab vaikselt haiglatesse tulema. Latitude toimus, Latitude'is võitis Talkbase ja seal oli siis veel erinevaid platvorme, mida siis arendatakse, aga siis selline tehisaruidu nagu Talkbase sai siis peaauhinna, kes arendab töö- ja päästekoerte koolitusplatvormi. Väga äge ja kindlasti väga teretulnud initsiatiiv. Siis Eesti tarkvarafirma Hotelbuddy Technology OÜ alustas koostööd Euroopa suurima hotellindusgrupiga ja nemad pakuvadki AI-põhiseid lahendusi hotelliäri jaoks. Ja päris palju oli juttu ka veel arendusest laiemalt, näiteks Mindhatteni tegevjuht Kristjan Jansons ütles, et tehisintellekti suurkasutusala tööstusest liigub üha enam selliste valgekraede tööde osas, näiteks tarneahela juhtimisse,
ostuprotsessidesse, müüki, projekteerimisse, juhtimisse. Siis Elisa grupi juhilt Topi Mannerilt tuli uudisnoppe, et nemad ei näe, et enam sellist välisressursi sisseostmist on väga palju, ehk siis nii-öelda Indiast tulnud koodikirjutajaid meil ei ole vaja, sellepärast et meie enda töötajad on koostöös AI-ga väga palju efektiivsemaks muutunud. Ja siis üks huvitav nopp oli veel ühest loovagentuurist, kes jagas kogemust, et nad tegid Tarbijakaitseametile reklaamikampaania ainult tehisaru abil. Samal ajal teise poole pealt tuli uudiseid, et meil on liiga palju sisu AI poolt loodud ja liiga palju on vigu reklaamides. Et kui sa ka vaatad erinevaid reklaame ja natuke sinna süvitsi süvened, siis sa näed piltidel neid AI poolt loodud elemente, mingisuguseid probleeme, tekstides on vead sees, osad poole tundub, et isegi läbi loetud, nii et kuidagi kohati on nagu liiale mindud sellega, aga need, kes kasutavad hästi, tegelikult jäävad positiivselt silma ja kindlasti on nendel ka väärtust. Ja lõpetuseks siis uudis ka ühest uuringust. CV Keskus ja Palgainfoagentuur tegid enam kui 5600 töötajaga Eestis uuringu ja küsitlesid siis tehisaru kohta ja selle järgi 43% Eesti töötajatest usub, et tehisaru võib nende tööd lähiaastatel märgatavalt muuta ja iga 4. peab tõenäoliseks uue ameti või eriala õppimist. Iga 4. Päris suur hirm on tegelikult inimestel. IT-sektoris on see veidike madalam, ehk siis ümberõppe on 32% töötajatest, kes seda ootab ja samal ajal näiteks pangandusvaldkonnas on see kõige kõrgem. Nii et tehisaruga kokku puutunud töötajatest 61% ütles, aga samas, et AI on aidanud õppida uusi teadmisi ja muuta töö tõhusamaks. Nii et ka see protsent on kogu aeg kasvamas, kes päriselt AI-st väärtust kätte saab. Äripäeval oli AI praktikute konverents, kus minul oli ka au laval olla ja rääkida AI väärtuse hindamisest ja see aasta oli tõesti väga hea konverents, sest oli kogu selline AI juurutamise protsess kaetud alates ideede leidmisest, nende hindamisest, kasutuslugudest, vibe coding ust, turvapoolest, protsessidest, kõigest sellest. Nii et mulle see väga meeldis ja kui sa vaatad, siis ka Äripäeva lehtedel on erinevaid kokkuvõtteid sellest, nii et saad ka natukene siis noppeid, mis seal toimus. Ja ma lõpetan täna küberturbe teemadega, sest see on jätkuvalt oluline. Maikuus oli ka siis 700 000 pettuskeem Eesti Kunstnike Liidul, millest on väga palju meedias olnud juttu, me sellele isegi liiga pikalt siin ei peatu ja me räägime väga palju sellest, erinevad pangad, telkod, kõik nad tõstatavad seda teemat, proovivad neid küberturbeohtusi ja riske peatada, aga tegelikult meist kõigis on see küsimus, eks ju, et me peame tõstma seda teadlikkust, panen teile südamele, jagage enda lastega, jagage enda vanematega, kes võib-olla ei ole selles maastikus nii palju kursis, et nad teaksid, et ei ole mingit pinnide küsimust, ei ole vaja reageerida kohe kiiresti. Ükski asi ei saa olla selline, et sa pead kohe minema kellelegi infot jagama, kuhugi ligipääsusi andma. Hinge sisse välja ja see on kõige parem lahendus minu meelest, et sa korraks mõtled selle peale ja siis tuleb sul meelde, aga kuule, see on äkki mingisugune skämm. Et see on tõesti teema, mis on väga oluline tänases maastikus. Minu poolt kõik, suur tänu, mul on nii hea meel, kui sa oled siia episoodi lõppu jõudnud. Nagu kombeks on, siis praegu iga kuu lõpus tuleb uus episood, kui see sulle meeldis ja kui sa oled sattunud siia esimest korda, siis pane Spotify's või YouTube'is või Apple Podcast'ist follow ja siis sul tuleb kohe teavitus uue kuu lõpus, kui uus episood on üleval ja saad eesti keeles mõnusa AI uudiste ülevaate. Aitäh sulle ja näeme järgmisel kuul. Tšau! Täname Estonian Business Schooli, kes on meie ametlik tehniline partner ja pakub taskuhäälingute salvestamiseks professionaalset video- ja helistuudiot.